kindlasti arvate, et tulin siia heina tegema, aga seekord ei. No niin, minä. Ciao. Ahoi. Kuna siin nädalavahetusel kalale ei saanud tulla, siis mõtlesin täna, et tulen peale tööd ja vaatan, mis seis meres on. Et kas on mõni ilus poiss koju tulnud peale tormi. Ja kähku kiirelt koju, asjad selga ja mere äärde. Sain kohale, väike üllatus muidugi, kergelt oli veel sogane, aga ei midagi hullu, et olen sellise sogase veega kalasid küll ja küll saanud. Ja siis mõtlesin, et võtan kohe ette oma lemmikkoha, et kontrollin ära, kas kala on kohal. Tegin see esimese viske, kõmaki. Hakkan kerima, kerin ja järsku roksaki. Ja jälle, nagu jalaga oleks perse saanud. Siuke adrekas. Joh, ei tea. Täitsa kino. Ja kui siis hakkas sõit pihta. Kala lõhub, nagu pesumasin paneb veest. Vett lendab. Siis mõnusad sööstud, vägevad küünlad, sööstud merre, sööstud kalda poole. Äge võitlus. Aga seekord jäin ikkagi mina peale ja tõin ta kaldale. Hooaeg on siis kenasti peal. Peale selle kala õnnestus veel üks kätte saada. See jäi kahjuks alamõõduliseks. Päästsin kiirelt ära, konksud suust ära, ei mingit pildistamist ega midagi. Ja kohe uuesti loopima, et ehk on veel. Kaugelt nägin siis ühe ilusa küünla veel, aga jäi kahjuks viskesektorist välja ja rohkem võtte ei saanud. Kohale jõudsin kuskil 4:15 ja sellest püügiaega ma arvan, et siin mõni tund aega ja kopikad peale.
et näete, kui oled õigel ajal õiges kohas, siis kala näitab kohe ja vahet ei ole, mis seal otsas on. Esimene kala tuli plekiga ja teine tuli siis komposiidiga, et näete, mingit vahet ei ole. Ja mõlemad kalad siis oksendasid räime suust välja. Nii suur kala kui siis väike kala, kes tagasi läks. Kala midagi metsikut suurt ei ole, aga näete siiski selline ilus hõbedik. Ja vägev, tasub käia. Kala on ja hooaeg käib täie rauaga. Näeme järgmises.